tere! Me oleme siin minu pisikeses elutoas, sest et me ei saa anda oma stuudiot kasutada. Siiamaani ma ei tea, miks. Seega me teeme minu pisikeste mikritega siin pisikeses elutoas lihtsalt nagu ühe kokkuvõtte siis sellest esimesest hooajast meil. Hei! See on Kelly. Endiselt. Noh, mis siis tegid jõulude ajal? Meil just on siin jõulud olnud ja värki, et tõmbame aasta kokku. Aasta peaks kokku tõmbama küll, jah. Jõulud, ma ei tea, minul olid väga, väga rahulikud. Et isa juures, eile oli ema juures. Eile me olime seal ema korteris ja no nii palju rahvast tuli kokku, et see oli nagu mingisugune Itaalia pere mingi kokkutulek üldse, see oli täielik nagu kaos, mis seal toimus. See oli rits, nagu nii palju lärmi ja sa tunned juba, kuidas siis see pere rõhk tõuseb, et nagu siuke närviline või kuidagi siuke sketši, aga noh, ühesõnaga lõpuks rahunesid kõik maha, kui toidud asjad olid laua peal. Siis on alati vaikus. Kõik hakkasid sööma. Kuuled ainult seda mälumist. Ja lapsed mängisid tagatoas ja kõik oli siuke chill. Aga ma mõtlesin seda küll, et emal ei olnud mitte midagi välja pandud, kui ma sinna jõudsin mingi davai, mul on käed, ma aitan, on ju. Ja siis lõpuks teised jõudsid tulid ka appi, nii et ühesõnaga siis läks andmiseks. Siis läks söömiseks. Meiga 2 päeva käisime lihtsalt söömas mul sugulaste juures, siis mul vanemate juures, siis sõime lihtsalt head paremat. Hästi rahulikud nagu jõulud. Pole see aasta seda jõulutunnetki tulnud, vaata. No mustad jõulud ka, vaata, kuidagi täiesti null mõjutab nagu, ikkagi. Jaa, nagu nii lihtsalt näästi ja värk, et vahet enam ei olegi vist, kas ma olen Eestis või mujal maailmas. Et kui enne hoidsid nagu jõulud siin, et siin on ilmus valge ja tore, siis praegu tundub, et not so much. Jah, ma tegelikult juba nii ootan, et see aasta läbi saaks. Tahaks uue aasta, uue hooga hakata pihta. Ma olen nii kade sinule ka reisile siin kuuks ajaks. Natuke veel jäänud, aga siis lähme jah. Ma nii ootan, lihtsalt tahaks sooja juba. Võid seda vihma. Ma tegin sulle ka jõulukingi. Ei, mul ei ole midagi. Vaata seda pakendamist, palun. Õlitoos. This is very nice. Ma very cute. Very fancy. See ei ole mingi fancy asi. No, ega pakkimine. Teen ikkagi lahti. Kui saan. Saan ikka. Ja selle pakki sa nagu kaasa. Sinu vana Tallinn või? Ei ole. Ma oleks võinud panna küll tegelikult. Oho. No nii, for my mind. For your mind, jah. Jesus. Focus. See on nagu best thing ever, päriselt. Nii. Et sa saaks magada, sest et sa ei saa magada kunagi. Mul on jälle olnud see magamata periood iga kord, kui ma näed. Ma olen nii väsinud kogu aeg. Ma mõtlen kogu aeg, millal sa magad siis. Nii, see on üli nice. Mingi fancy toit. Väga hea, mulle meeldib. Mina olen väga rahul. Mina saan sulle anda ainult sooja käepikestus. No ta anda, ta ütles idee sellest soojast käepikestusest. Aga me saame ära anda ka kingituse siis ühele kirjutajale ka. Et hea, me selle aastanumbri sisse saame ikkagi nagu ära teha. Me just sellepärast mõtlesimegi, et üritame selle ikkagi kokku tõmmata, et tegelikult meil on suht pikale veninud kõik see asi juba, siin lõpus eriti ja meil on lihtsalt selle, me ei ole stuudiosse saanud nagu ka ja me tegime koka neid osasid, et nüüd lihtsalt võtaks ikka selle aasta sees kokku. Ma ei tea, kas muidugi see võitja selle aasta numbri sees veel hooldus või sinna saab. See aasta kahjuks ei mängi välja, aga uuel aastal uue hooga. Et ühesõnaga me kirjutame siis sellele võitjale, nime me ei hakka nagu ütlema. Nime ma ei ütle, aga lugu oli sellest tatrast siis. Jaa, et kuidas inimene ei söö tatart ja siis noormees viis ta sööma tatart hakklijakastmaga. Nagu. Nii, et see on omaette tase juba nagu nii, et ütled mehele, et sa ei söö tatart, sulle ei maitse see ja ta toob sulle special lauldu selle tatari. Ma arvan, et ta väärib rüpsmeid, et mitte seda meest. Aga see mees nagu mingi go away lihtsalt. Isa kaus. See on ikka väga-väga uus. Girl, get your lashes on. Ma panin väga vale asja omale selga. Mikker on tal nii, et ma ei tea, kas te kuulate teda üldse. Ja lipa-lopa.
saame hakkama vast. Et jah, ja üleüldse mõtlen, et peaks vist rääkima mingisugustest äkki sündmustest, üritustest, mis sinule näiteks see aasta kõige meeldejäävam niisugune üritus oli? Oota, ma ütlen vahepeal, mis ta võitis ka siis? Klassikalised ripsmed. Klassikalised ripsmed said endale. Aga mingid sündmused see aasta või? Jaa. Ei tulegi midagi pähe. Ma olen see aasta nii palju nagu selle kuradi ärevushäirega nagu tegelenud, et mu aju ei hooma nagu mitte midagi muud kui lihtsalt seda, et ma pidin terve aasta nagu proovima nagu ellu jääda sellega. Või alguses ma ei saanud arugi, mis asi see on, et aga no see Tai reis, kust see kõik alguse sai, see oli üks meeldejäävamaid asju. Mingid niisugused sündmused, ma ei tea, eks iga väikegi sündmus on nagu omaette spetsial. Noh, seda küll, jah. Ma mõtlen, mul endal vist, ma väga palju sorry, ma panin nii valesse selga. Aga mõtlesin, et siuke Christmas vibe viskan ka mingi kampa peale ja kuigi ma oleksin selle viimase osa puhul panin selle pusa. Ma oleks võinud ka seda teha, aga ühesõnaga minul vist kui tulevadki pähe, ma arvan, et on mingisugused üritused, näiteks Võsufestil käisime ja Beach Grind kindlasti jäi mulle meelde. No seal mina käisin. Sul jäi väga hästi meelde. Et see oli kuidagi siuke hästi eksprompt siuke nagu minek ka sinna, ma ei pidanud absoluutselt alguses minema, mul oli lapse nädal veel onju, aga siis kuidagi küsiti mitu korda, et tule vaata ja siis mõtlesin, mida helli onju, miks mul on nagu iga üritus, mis oli, mul oli lapse nädal just siis onju, siis ma mõtlesin, et ei, ma lähen kindlasti ja kuidagi sai sätitud ja sai tutvuda uute ägedate inimestega ja põhimõtteliselt nii kehv. Aga jah, ma arvan, et no see Läti reis ka ikkagi, kui Jason staatusel käisin, see oli palju nagu vägevam korraldus ja kõik see, kui see, mis siin Eestis oli. Nii et ühesõnaga tehke paremini siis eestlased. Aga mis see nagu erinev on seal või nagu? Ei no seal oli selles suhtes see suur areena ja nagu see rahvas kuidagi, seal oli õhku, sellepärast et siin oli see kultuurikatlas minu meelest. See oli nii ikistiki nagu, see oli nii vastik. See on kogu aeg olnud nagu grindid ka. See oli nii vastik ja et ei ole õhku mitte midagi, aga seal oli jah see suur areena ja no seal oli, ma arvan, mingi mitukümmend tuhat inimest lihtsalt, see oli täiesti fullis nagu, nii palju kui ma sellest mäletan, aga Rämmari kelli. Kõige ausam kommentaar selle kohta. Aga jaa, ühesõnaga, ma arvan jah, siuksed üritused, polegi väga midagi muud nagu teinud see aasta, mingi töö, kodu, ma ei tea, niisama vegeteerinud, nii et ühesõnaga jah, aga järgmine aasta kindlasti tahaks mingisuguse nagu reisi ka ette võtta, ma ootangi nüüd seda jaanuarikuud, saaks äkki vaadata. Bensiinrahad. No jah, ühesõnaga jah, tahaks ka kindlasti, ma arvan, et ma ei tea, miks ma tahan minna kogu aeg sinna Amsterdami, see on nagu tuttav linn mulle juba, ei, ma tahan minna, ma tean, et seal on see suur Primark on ja see mingi, nad on vist igas keskus tegelikult mingi läbi mitme korruse või? Nii palju, kui ma olen käinud Itaalias oli ka. Jah, nad on suured poed. Jah, aga no see on mingi special edition, see on terve maja mingi, üliäge. Ühesõnaga Primarkis live. Ja teine on muidugi Sephora, mida meil siin ei ole, nii et jah, ja kui ma leian üles selle ühe voki koha ka, kus ma eelmine kord siis sõin, siis kindlasti tahaks sealt seda mingi krevetivoki värki ka veel. Kui see alles on, ma ei tea, mis see COVID siin vahepeal selle Amsterdamiga teinud on, aga jah, lähen käin üksinda mingi paar päeva olen seal ja võtan mingi raamatu kaasa endale ja chillin ja ja nii ongi. Live, love, love või? Live, love, love. No selles suhtes see aasta üldse tegelikult nagu ongi kuidagi nii paljude uute inimestega kohtunud, tutvunud, kuidagi õppetunde saanud nii palju jälle mingite ühesõnaga asjade kohta on aga kuidagi eneseteadlikum olen või ma ei tea, kuidagi siuke leiad ennast vaikselt või? Jop, hakkan nagu jõudma sinna kohale. Aru saama, mis mu elu missioon on. Et ühesõnaga jah, et mul on siuke plaan, et ma järgmine aasta ilmselt olen väga palju üksi. Nii et kui keegi tahab kokku saada, siis proovab minna nagu.
Kelly ei otsi sõpru. Pole ärge kirjutage talle. Eelmine osa või seal kokasaates alles oli keegi mingi Kelliga mingi 50 sendile või kuskile. 50 sendile? Aga ma ei tea midagi, sa ütlesid mingi koht oli ja siis sinna pidi keegi suga kaasa tulema. Kukatundi mielesse. Midagi vist. Nüüd hakkab meenuma. Vaata, ma peangi selle tablaka juba sisse. On need tabletid või? Jaa, need on nagu vitamiinid. Okei, ma väga pikalt ei jää siia peatuma siis. Vaimne jõudlus. Okei, väga hea. Nagu peaksid rohkem mäletama hakkama asju. Better be, noh. Ma kopp on ees juba ausalt öeldes sellest mälust. Aga... Damn you brain. Põhimõtteliselt küll. Räägime siis ikka sellest kõige põnevamast asjast on ju toit. Mis oli jõululaua peal? Mis seal oli? Seal oli liha. Seal oli kartul, seal olid juurikad, seal oli praekapsas ja mingid kooke ja piparkooke. Kõike head paremat. Meil oli veel lõhe esimene õhtu, siis meil oli sülti, oli pasteeti. Põhimõtteliselt kõik, mida sa suudad nimetada, mida eestlased nagu söövad, need asjad olid olemas. Jah, külas, ma arvan, meil oli täpselt samamoodi, et oli ka kapsas ja kartul, siis lihhik on ja. Aga ma ise näiteks... Sealiha või? Sealiha oli jah. Ma ise tegin kodus veisepõske. Hautasin ülikaua. Ise kirjutas mulle, oh my god, ma sain kodus restaurani elamus. See oli mega hea, kusjuures ma arvan, et kui mingisugune Foot style hakkab pihta jälle ühesõnaga mingisugune kokkusaamine on, siis kuigi ma järgmine aasta ei saa kellegi kodus lihtsalt aga kui peaks olema mingi kokkusaamine, siis ma arvan ikkagi, et ma tahan seda siis teha ja serveerida. See oli tõesti väga maitsev. Arvestades seda, et ma esimest korda tegin ka, aga tõesti väga head oli. Bataadi see püree järgmiseks päevaks läks mingi seebi maitsega millegi pärast, nii et ma ei tea. Ta oli siuke kahtlane, nagu ma seda väga ei tahtnud. Aga esimene päev oli normaalne või? Jah, väga hea oli. Okay. Alguses vaatasin retseptist ka, et siis lihtsalt, et püreestad nagu selle bataadi ära, aga ma ise lisasin veel natukene merevaiku. Makes everything better. Kogu aeg. Ja siis ma Tartus käisin jõululaadal ka, siis ma ostsin sealt mingit tšillimoosi või mingit siukest asja. Ja mul oli mingi väike tilk alles, mõtlesin, suva, ma kasutan selle sinna sisse ära ja see oli nagu üli hea idee. Peaks ka mingi tšillimoosi olema. Kas sulle andma selle? Anna kõik siia. Kõik, mis on tšilliga. Kimi. Ühesõnaga, ei teagi, mida me räägime siis. Ei no, mul selles minu aasta siis siin ongi olnud põhiliselt selle, et ma saaks siis oma sotsiaalmeedia asju nagu tööle ja mulle nagu väga meeldib teha koostöid ja väga põhimõtteliselt sotsiaalmeedia tööd. Praegu ma käin praktikal, ma käin Vikerraadios. Who would have thought on ju, see iseloom Vikerraadioga nagu absoluutselt kokku ei lähe. Aga see on väga hea nagu learning curve mulle, sest et see on hoopis teistsugune ja õppinud seal nagu sükest viisakat kirjutamist ja sükest aga sul on meediavärki. Seal omavahelist nagu suhtlemist on ka palju või sa pigem teed nagu oma ette seal mingeid asju lihtsalt arvutis või mis su need tööülesanded nii-öelda? No põhimõtteliselt minu ülesanne on kuulata raadiosaateid ja nendest teha nagu Facebooki siuke kokkuvõte, et inimesed saaksid aru nagu pisikese fraasiga, et millest see nagu raadiosaade räägib siis. No siuke, väga palju vist pingutama ei pea või? Kõik peab olema võimalikult lihtne vist. Tead, et kirjutamine ei ole üldse kerge asi ja need raadiosaated ja need külalised, nad räägivad hästi raskelt tavaliselt, sest nad on nagu enda ala nagu mingid spetsialistid, vaata, kui oli juriidiline osa, siis ma mõtlesin küll, et oh my god, ma ei saa midagi aru. Nagu, ma ei saanud mitte midagi aru. Ma lihtsalt kuulasin seda ja ma olin mingi, aga see saatejuht oli sellel saatel Taavi Libe ja siis Taavi Libe ütles mingi 5 minutit enne, et okei, ma ei saanud midagi aru ja ma arvan, et kuule ka ei saa. Siis ma olin mingi, jep, Taavi, same. Ta mu töökaaslane siis põhimõtteliselt. Libe on siis töökaaslane ja teeb seda hommikuprogramm. Ei, tore. Ma ei tea Vikerraadiost aga mitte midagi. Meie vannused väga palju ei teagi. Nagu selles ei ole mitte nagu midagi. Ma tean, et see nimi on seal listis olemas, aga nagu... Ta on Eesti riigi oma, nagu ta on ERR, vaata. Et ma ei usu, et keegi eeldabki, et meie vanused teaksid midagi sellest. Ei, absoluutselt. Et see on mingi minu
vanematest natuke vanemad võib-olla veel, kes kuulavad Vikerraadiot. vanemad ja vanaisad ja Jah. ja Aga neil on üks kõige suuremaid kuulajaskondi selles suhtes. no neid on palju ju selles mõttes. Neid on palju. nagu meid ka on palju. Aga mulle just meeldibki see nagu challenge, et see on hoopis midagi muud, mis mina nagu ise olen või minu presence on, et mulle nagu meeldib ennast proovile panna nende asjadega, pluss niimoodi õpib kõige paremini. Et vaatame, mis siis siin järgnev tulevik toob. Et mul lõpeb see praktika jaanuari keskel ära, siis peaks kuidagi ju raha ka teenima vahepeal, aga ma ei tea, kuidas. Jah, reisile lähen põhimõtteliselt 2 kätt taskus. no seal reisil hakkadki seda content'i tegema, nii et siis Ja aga kes mulle maksab selle eest? küll hakatakse maksma. Küll nad hakkavad. ma ei teagi, mida ma järgmine aasta niimoodi teen tööga. Aasta alguses kindlasti võtan väga rahulikult ja üritan midagi välja mõelda, sest et mitte mu ripsmete vastu midagi oleks, aga lihtsalt kuidagi nii kaua seda teinud juba, Tahaks lihtsalt vahepeal 9-10 vaheldust, aastat, et midagi vahelduseks ja Südamele ka. ma ju mõtlesin tegelikult, et hakkaks nende kulmudega tegelema, Nii. ja siis ma suure uhinaga ostsin kõik asjad omale kokku. Nii, ja ma tahtsingi just küsida, mis nendest sai? Ei või? Need asjad seisavad praegu. Ma pean siis ikka tulema, et Ei, sa saaksid teha mulle need ära Tule jah, enne reisut. No nüüd 30. ma tegelikult üks klient rääkis mu ära, et ta on viimane klient ka ja siis, et noh, et tee ikka mul ära, siis ma ütlen, okei, davai, et ma proovin siis onju, et aga noh, tal peab natuke teistmoodi lihtsalt tegema, et tal on mingid erisoovid, aga noh, ma arvan, et see on mingi tegelikult lapse tegu, ma lihtsalt pole jõudnud tegeleda nendega veel niimoodi. Mul on kõik öelnud, et mul on hästi lihtne kulmukuju, et äkki minul on hästi lihtne teha siis. No ma arvan, et ma tegelikult saan hakkama lihtsalt kõik selles mingis Hirm lihtsalt jaa, alustamise. nagu iga asjaga vaata alguses. Jaa. Ja Joo, magama ei jää siin praegu. totally sober. Jas, vaatab jah, mis selle kõigega, võib-olla äkki leian kõrvalt üldse mingi teistsuguse töö, aga tahaks midagi jällegi sellist, et see ei oleks nagu lihtsalt mingi töö, vaid lihtsalt nagu, et sulle tõesti meeldiks teha, et sa nagu näed mingit potentsiaali. Potentsiaali! Hakkab pihta jälle see vana hea sõnana. Et see on midagi, kus sa saad nagu areneda ja edasi minna või? No pigem jah, aga nagu naudid nagu tegemist ka, et ei ole lihtsalt seda, et no judgment, aga sorry, ma ei taha Rimisse mingi klienditeenindajaks minna või midagi, et mingi kassast tiksuda on ja Kõik ei peagi. jah, igalühel oma valik. Ei tea, miks ma nii peenike sellega. Töö on töö, aga nagu isiklikult, kui mina tahan nagu midagi muud teha, siis mul on ka nagu õigus ikkagist nagu pürgida sinna poole, kuhu mina tahan vaata pürgida. Et lihtsalt mingi sedelamine, sellepärast ongi need palgad nii väikesed ja tööd halvad, et inimesed lihtsalt tegelikult on nõus ju neid töid tegema. Raha on ju vaja, ma saan nagu täiesti aru, et jah. No, kõik asjad ju kallinevad ka nüüd. Isegi kaskod, liikluskindlustused jälle tõusevad, sellepärast, et Eesti riigil ei ole lumekoristuse jaoks raha. Aga kus lumi on? Alustame sellest, on ju, mida siin kokku üldse lükata. lükata. See kasko sellepärast suureneb või? Liikluskindlustuse kaskod sellepärast, et maa kulub ja mis iganes ja... Tehku normaalseid teid siis. Tee neile ettepanek. Selle asemel nad mõtlevad, et davai, et hakkame nüüd vanalinnas jalakäija teid ära võtma ja et autodel oleks suurem ala. Vanalinnas või? Ja, seal ka suvel võetakse kõik üles. Miks? Mida see vana linna puudud nagu? See on sama loll, kui see Paldiski maantee. Ei ole raha mitte kuskile majale panna lihtsalt. Ja siis on see, et miks Pärnu maanteed korda ei tee või nagu 4-realiseks või midagi. Meil ei ole raha, samal ajal ehitatakse mingi debiilseid viadukte ja asju igale poole lihtsalt. Ma pidin selle ohke lihtsalt ja mikrofoni tegema. Sobis nii. Meil on nii raske. Aga no mis teha? Elu on selline, et ma ei tea. Toit läheb ka kallimaks. Kõik läheb kallimaks. Oota, mis see mingi käibemaks või asi pidi tõusma? Käibemaks ja tulumaks, jah. Mõlemad. Get wrecked. Let's all be broke. Ja lisaks veel automaks on ja ühesõnaga, jah. Keegi võiks nagu rohkem raha anda, kui seda nagu kulub. Kogu aeg nagu ainult lükatakse, keevitakse mingeid makse otsa meile, aga nagu kus me peaks siis rohkem raha saama?
me ei saa inimestele müüa ka ju enam midagi, sellepärast et nagu neil on nii palju makse, mida nad peavad maksma, aga nad ei saa ju siis osta mingeid asju, et inimesed saaksid tööd teha ja rohkem palka saada. Kõlab loogiliselt või? Ei no mul jooksis juba kokku. nagu oleks justkui, aga lihtsalt jah, kõik inimeste palgad lihtsalt ei jõua järgi. Oleme lihtsalt ausad. Meil on väga väiksed palgad. Oleme ausad ja kurvad. Eesti rahvas on alati aus ja kurb. nagu meie. Me kannatame. Me lihtsalt kannatame. Eks sellepärast inimesed lähevadki minema ka siit ju. Kahjuks küll jah. Austraalia on väga suur unistus juba inimestel. Sinna ikka kõik vist tahavad seda permanent viisat saada või mingisugustki sponsorshipi, et sinna jääda. Keegi ei taha sealt tagasi tulla. No arvata on. Miks sa peaksidki, kui sul on kogu aeg soe, sa saad tunnis mingi $70 ja okei, nagu teed tööd, aga elamiskulud asjad on natuke kallimad, aga noh, pikemas perspektiivis ikkagi pigem elaks nagu sellises keskkonnas, mitte see, et siin lihtsalt maksa. Ja ilm on ka jama. No kui mul last ei oleks, ei, ma olen väga õnnelik, et ta mul on selles suhtes, aga kui ei oleks, siis 110% mind ei oleks siin. Lappaks neid ripsmeid kuskil mujal. Ja nendest on puudust ju välismaal, korralikest tegijatest. Ja. No jah, ma olen näinud jah, igast riigist erinevaid töid, nii et very interesting. Jah, seal leidub neid. Ma isegi vaatasin nagu Tais või niimoodi, et mis seal siis tehakse. Mõnda pilti vaatad ja mõtled nagu, mis asi see veel on. Ja ei ole hinnad palju odavamad kui siin Eestis nagu. No kui see Tais või niimoodi ei julgeks elu sees minna, ma arvan, nad viskaks mingi tunniga sulle mingi asja sinna peale ja võib-olla natukene lisaliimi ka veel kuskil silmaaugus pärast, nii et okei, võib-olla nii hull ei ole, ma ilmselt olen nagu skeptiline. Mõni salong on ikka väga auhinnatud ja asju, mis nad käivad ka ikka võistlustel, nagu meil siit käidakse, aga see tähendabki, et need on nagu kallid kohad. No meil on ka näiteks salongis, mul tuli uus klient ja noh, mul on mingid karikad ja Reelik on ikka väga nagu selles suhtes tubli olnud ja kogunud sinna seda kõike kokku ja siis klient tuli, küsis ka, kas need on kõik nagu teie salongi omad või? Ma ütlesin, et tundub nii, jah. Kelle veel siis? Just, siis ta mingi, okei, siis ma tulin õigesse kohta. Yeah, you did. Nii, et siis tasus see karikate asi ka ikkagi ära, noh. See on vist nagu üle pika aja mingi kommentaar, kus keegi üldse nagu vaatab või uurib. Inimesed vaatavad teid kogu aeg, ma arvan. Ja nad nagu oma peas registreerivad ära, et see on nagu hea koht, lihtsalt need ei räägi sellest. Keegi ei taha ju oma arvamust jagada ka väga ja kõik ongi lihtsalt kurvad ja kurvad ja vait ja tegelikult kurvad ja lepivad. Just Estonian things. Just, täpselt. No, mis sa veel tahad rääkida? On sul mingeid häid retsepte tulnud vahepeal? Retsepte? No see veisepõsk oli ikkagi päris siuke bänger. Forever lihtsalt. I love veisepõsk. Jaa. No ma imestan, et nagu seda ei ole nii, see ei ole nagu nii levinud, vaata, et seda ei kasutata nii palju. Seapõske ma nägin hästi paljudel jõululaual. Ma nägin sülti igal pool. Sült oli küll. Sült oli ka meil. Aga noh, meil oli igal pool oli poesült, nii et aga noh, vahet ei ole, sült on sült, mina ei söönud niikuinii. Aga no, ma söön muidu, aga ma kuidagi see aasta hoidsin jõululaudades ennast nagu väga tagasi kuidagi. Ma ka kusjuures. Ma kuidagi tundsin, et ma ei taha mingi ohkida ja puhkida pärast, et ära veereda, nii et selle toiduvärgiga läks nagu seekord nii, jah. Aga nüüd ma mõtlen, mul on endal kurb ju, kui me teeme nii lühikese osa, ja mida ma autos kuulan siis. Ma hakkasin kuulama seda Õhtulehe seda pole ise veel kuulanud seda. No ma ei ole lõpuni ka kuulanud, aga see oligi, et ma kodus natuke nagu kuulasin, siis ma mõtlesin, okei, ma jätan nagu autosõidu jaoks, ja siis oligi lapsega mingi, ma käisin eile Selveris, patt mu hingel. Aga ma ei osanud nagu, ma mõtlesin, et mingit valmis staffi võtta veel laua peale kaasa, et ema juures me kellegi kinki ei teinud. Aga ühesõnaga olidki niisugused lühikesed jupid sõita, ja siis hakkasid korjuma seal autos. Inimesed vaatasid ka parklates. Mina hakkasin korjuma. Sorry. See olid nagu nii suke, nagu kõva volüümiga, vaata. No autos oli mul põhjas. Ma ei tea, miks ärge küsi. Siis mingi Ketlin karjus mu peale seal autos. Tavaline päev, mina karjun kelli veel. Okei, see on üks asi, mida me siis järgmine aasta muuta saame, et Ketlini karjuks mu peale nii palju. Ära karju mu peale. Ei räägi minugi niimoodi. Mõjuaine is over.
done. Finito. No igal juhul ma arvan, et tore on see kõik olnud selles suhtes, et noh, mina ju tulin täiesti nii-öelda nagu mõtlesin Uude kastist maailma. välja, vaata, et eks ma natuke olen nüüd enda suhtes ka nagu leebemaks läinud, et algus ikkagi mingi mega siuke kriitiline ja mingi mida öelda ja mõtlesin mingi asju mingi 100 korda kõike läbi ja nii, aga nüüd ma tunnen küll, et jumal suva, tegelikult on täiesti savi. jumala ükskõik, lihtsalt räägi nii nagu In the räägi, club, your friends. et lõppudes lihtsalt ole sina ise ja Be you, do you. ja siis peame vaatama, jõuame ennem su reisi ilmselt teha siis ära selle ühe koka osa ka, Jaanuari algusesse peaks panema, jah. aga mu see omaette olemine juba tunneb, I don't wanna do it. Mis me teeme üldse siis? Sul mingi hea plaan või? Ma ei ole vapsi mõelnudki selle peale. Ma lihtsalt ootan, kuni see kirjutab mulle, kuule peaks ära tegema, vaata. Me peaks midagi küpsetama äkki, kooki või midagi. Ma mõtlen, et äkki võib-olla lihtsalt katsetada neid seadmeid seal natukene rohkem, et lihtsalt nagu ongi küpsetada midagi, et meil on nagu erinevaid soolane, funktsioone, magus, nii. soolane, magus, nagu üle ühe käinud. Esimene oli soolane, siis Dubai Shocks, siis oli jõuluparad. Nüüd peaks mingi tegagi... See liha oli nii hea. See oli nagu nii hea maitse oli sellel tegelikult. Ma jätsin need kõik sinna kööki. Ja need jäid sinna külma ja. Ja ma jõudnudki neile järgi. Nii et peaaegu purk kapsast ja seakaela karbonaad. Pool purki kapsast. I miss you. I miss you. Väga hea. Nii kerge asi, aga sa ees nii naerma mind. Amsterdam kikib juba. Ma ei tea, mul on vist mingisugune, ma ei tea, nendest jõuludest vist hakkab juba veits siuke lokoks minema peast, on ju. Kuidas sa, räägib, lähme siis selle jõuluteema juurde tagasi, kingitused, kuidas teil oli see aasta tehtud, kas te nagu perega tegite, teil oli mingi loos või mis? Meil on lihtsalt see, et no Jakobiga omavahel meil on, et mida vaja on, siis ühe nagu kingituse teeme, et temal oli vaja uusi tosse, ma kinkisin talle tossud ja mul oli vaja uusi retuuse, mis ei oleks Pepu vahel selle scrunchiga ja ei läheks kohe jõusaalis katki, on ju. Vana ja. Siis ma sain nagu mingi Shaken, mingi brändi retuusid. Ja vanematele ma lihtsalt, kuna nad lähevad ka Taisse. Need või? Ei. Need on persse vahelt sellega. Pesu kuivab siin. Get wrecked. Jep. Tegeme alguses mõtlesime üldse minu juures teha, aga siis kui Ketlin pakkus välja, et nagu teha tema juures, siis ma olin nagu nii poolt, sellepärast et mu laps suutis tunni ajaga kõik lihtsalt täiesti sassi tõmmata. Lapsed. Ja siis ma pidin, mine metsa, ma pidin ju ema juures ka veel korra läbi, ta kutsus seda jõulutoitu mind veel sööma, on ju. Ja läksin sinna ja auto oli, ma vihkan neid viltuseid, neid parkimiskohti. Kas te ei suuda teha parklat sirgete kohtadega või? Ma ukerdasin täna lihtsalt niimoodi, mul oli mingi suur buss parkinud täpselt nagu sinna kortermaja ette ja mingi, Mersud ei ole halvad autod, aga mingi Mersu oli seal kõrval niimoodi, et ma tegin niimoodi, jõnksutasin 100 korda edasi-tagasi ja auto mingi pip-pip-pip-pip-pip, andurid käisid täiega. Ma läksin juba nii paanikasse, sellepärast üks Bolti auto ka lihtsalt passis pealt, ta oleks saanud tegelikult parkla tagant nagu ringiga ka minna, ja siis ma nagu tundsin sellist survestust, ma helistasin emale, mingi tule välja, aita, vaata, ma panen pihta siin kuskil, ma loodan, et ma ei pannud, aga nagu see tundus nii hopeless lihtsalt, mul oli juhe nii koos, ma mõtlesin, et mees, please help me. Aga ühesõnaga lõpuks ma ikkagi sain sealt välja. Mind on siin maja ees niimoodi kinni pargitud, et ongi mõlemalt poolt on umbes nii palju veel seda vaba ruumi ja ma tagursin otsa. Nagu, miks sa tuled mu taha, nagu pargid kinni mind lihtsalt. See ei olnud isegi parkimiskoht, kuhu ta parkis. Nii et kui sul on kõver license plate, siis võib-olla see oli mina. Tegelikult ma tulin välja sealt ja vaatasin, mitte midagi ei olnud viga autol. Ärge menti andke palun. Ma arvan, see oli mingi plenty years ago, nii et üle lähe. Mingi 2 tundi tagasi. Päriselt? Mul
oli äkki aasta aega load olnud või vähem isegi. no see on ikka ammu jah. jah, 2 aastat tagasi äkki. Nüüd jõulude ajal sai 3 aastat mul lubadega. me saime ju suht samal ajal load ju. Me ei teadnudki üksteist, aga me saime jah samal ajal. Ja, mul 23 detsember on lubade aastapäev, siis ma sain oma sõidueksami läbi. Või oli 22 niisugust. Mul oli vist novembri lõpp, sellepärast et ma mäletan esimene kord, kui ma tegin, lund maas ei olnud, teine kord tegin sama eksamineeri, sama marsruut, lumi maas. Mul oli detsember ja lund ei olnud maas. Või väga vähe oli seda. no jah, mingi lumekiht oli selles suhtes, aga ikkagi nagu vahe oli sees, eriti mingi närvis ka. Ja. Ma juba kaugelt seda sõiduõpetajat nägin, siis ma mingi kaugelt juba lepitasin mingi tere. ma arvan, et ta oli väga excited, et ta nägi mind uuesti nädal aega hiljem. Okay. ei, 2 nädalat hiljem jah, ma sain suht kiiresti selle aja. Mul oli vist kuu aega midagi vahet, alguses oleks olnud pea mingi 4 kuud, aga siis ma käisin kogu aeg vaatamas neid aegu sealt lehe pealt ja lõpuks ma sain nagu kuu aega. Ma esimese aja panin endale kohe, oligi 3 kuud ootasin seda, onju. Ja siis keerasin ka tuksi. No lihtsalt närv on mul nii sama. Suur, vaata, ja. et... Oleksin ka täiesti nagu närvi. Nüüd on nii veider mõelda seda, et nagu, oh my god, miks ma nagu nii endast välja läksin, aga tol hetkel mul oli küll siuke võbin. See on jälle uus asi, vaata, ei ole harjunud, ei ole nagu endast 100% kindel, onju. Et noh, eks kindlasti nendel on palju lihtsam esimese korraga ära läbida siis, kes on ikkagi varem autoga sõitnud ja ilma lubadeta. Iseseisvalt ilma lubadeta. Külla vaheteedel või linnas. Nii et, aga jah, ühesõnaga väga jumpy teemade vahetus käib meil siin. Jõuludest autolubadeni. ATH podcast at your service. Yes. Aga jah, kingituste settes ma olen nagu suht nagu nõus, et võiks olla ikkagi siuksed praktilised asjad. Pole mõtet nagu kola kokku osta. Suvanänni või midagi siukest. Lastele see aasta ikkagi tegime nagu kingitused ja ma olin nii stressis. Ma käisin reaalselt jõulunädalal siis iga päev esmaspäevast reedeni Ülemiste keskuses ja ma lõpuks läksin Maximasse ja ma sain sealt kõigile asjad nagu et ma ja see on väga hea ja siis ma ühesõnaga lapse kingitus ka, eks ole, käisin Rimis ja siis vaatasin Maximas oleks palju parema diili saanud selle sama asjaga, nii et ma maksin üle. Teeme. No lapse nimelik ka natukene vaatad. Ja, no vahet ei ole, ta oli väga õnnelik, siiamaani käib ringi. Mis see oli siis? Lapsele meeldib teha endale tatoveeringuid kogu aeg, sest et noh, meil on ka ja siis ma ostsin talle siukse mänguasja, kus tahab mingi airbrushi või asjaga mingi tatokaid teha ja siis ma ütlesin talle, kui sul tuleb isu, siis mäkerda teda. Mulle ei meeldi, kui lapsel on keha mingi nakolle täis, mingi wow ja mingi huulepulgad ja asjad. Pow, wow. Et ma ei tea. Mul sabi. Ma olen ise ka täis neid. No lihtsalt mul oli nagu tobe olukord see, et lapsel pidi olema jõulupidu ka, siis sain ta nagu kätte, pikkade varukatega pluus oli seljas, mina ei teadnud, mis ta seal on. Ja järgmisel päeval oli jõulupidu, mille ma ilmselgelt üldse ära unustasin, on ju. Ja siis vahepeal nad kirjutavad nii palju sinna sellesse mingi lasteaia mingi äpp või mis see on, on ju. Eliisi sinna keskkonda, et sa lihtsalt ei jõua nagu jälgida või ongi, et mingid ühesõnaga staffi palju tuleb. Japa. Ja jah, ühesõnaga siis õhtul enne magaminekut vaatasin, käed on nakolle täis, ma mõtlesin, mul 2 varianti. Kas ma hakkan nüüd öösel teda siin pesema, mida ma ilmselgelt ei hakanud tegema, sest ta oleks mingi trauma saanud. Tal on väga raske nendest tatokatest alati loobuda. Või siis järgmine päev lähen poodi ja proovin leida nagu poole tunniga talle pikkade varukatega jõulukleit siis. See läks käiku. Talle see kleit väga alguses ei meeldinud, aga selga saime lõpuks talle selle siis ta oli ikka, et nii mugav ja hea ja soe ja ma ütlesin, jumala hea jõulukleidike, vaata. Et ühesõnaga saime probleemi lahendatud. Solved. Just. Aga ma ei teagi, mida mulla veel ajame või tõmbamegi nüüd lihtsalt selle seasoni kokku ja 2024 et meie esimene experience podcastiga done. Kokasaadega meil on. Seda proovime veel edasi vedada. Podcasti ma ei tea, vaatame. Vaatame jah.
äkki tulevad mingid huvitavad kindlad mingid jututeemad mõttesse, mida arutada või mis iganes, kui me suudame siin järge pidada, sest noh, meie need kaootiline on meil see. Aga samas elu on ka kaootiline, nii et las see podcast olla ka siis sama kaootiline. Nii et te teate, kui te peaks meiega niisama rääkima, kuidas meie jututeemad lähevad, siis tahtsin ühest asjast rääkida, aga ma räägin hoopis mingist teisest asjast. Siis unustad selle algus üldse ära. Lambist hakkas mu retuusidest rääkima, mis kuivavad. So sorry. Aga selge, ma arvan, et tõmbame kokku ja... See oli Mõjuaine 1 ja osa 10. Season 1 is complete. Nii et... See you later, alligator. Bye!